Ma lugesin aruannet Ühendkuningriigi lapsi seksuaalselt ära kasutanud jõukude kohta, et sina ei peaks seda tegema. Ja kahjuks pean ütlema, et asi on palju hullem, kui meile on seni räägitud. Ja nüüd tunnen end täiesti haigena. Hoiatus. See võib olla häiriv. Kui sa ei taha kuulda, kuidas 250 000 noort naist vägistati süstemaatiliselt sisserändajate jõukude poolt üle kogu Ühendkuningriigi ja sellest, kuidas valitsus ja poliitikud Inglismaal selle loo maha vaikisid, siis sa ilmselt ei peaks seda videot vaatama, sest oi, me hakkame sellest rääkima. Ja ütleme nii, et ma sooviksin öelda, et see on minevik, et need on lood 2000-ndate algusest ja asjad on muutunud. Aga praegu, ikka veel, praegu varjatakse asju endiselt. Aga ärme rutta sündmustest ette. See on vägistajate jõugu uurimisaruanne. Ja Rupert Lowe, selle kõige algataja, ühe Ühendkuningriigi poliitiku sõnul on seda lugenud üle 1 miljoni inimese. Ja see ei üllata mind, sest internet on selle loo pärast täielikus šokis. Kui ma ütlen, et see lugu peaks tõenäoliselt olema ainus, millest inimesed räägivad, siis ma ei tea, kas see on liialdud. Sest me oleme hakanud uskuma, et tänapäeva lääne demokraatiates oleme me sellest hullumeelsest vandenõulisest ajast välja kasvanud, kus kulisside taga tehakse kohutavaid ja õudseid asju ning me tegelikult ei tea sellest midagi. Või siis varjatakse seda. Aga see vägistajate jõugu uurimisaruanne tõestab meile, et see ei ole minevik. See on täpselt see, mis praegu toimub. Ja see on täielik häbiasi. Aga mis veelgi tähtsam, see on hoiatus kõigile riikidele, mida pole veel süstemaatiliselt islamiseeritud. Ja ma ütlen teile miks. Sest väga lihtsalt öeldes on see lugu sellest, kuidas 250 000 tüdrukut ei kaitstud oma valitsuse poolt. Just see, mida need inimesed on suutnud teha, kuidas nad on suutnud süsteemi manipuleerida. Selleni välja, et kõik meie seast on pimestatud selle tegelikkuse ees, mis tegelikult toimub. Aga nad ehitasid seda aeglaselt ja nad jätkasid. Ja kui sa praegu ringi vaatad ja näed, et ühiskonnas toimuvad veidrad asjad ja muutused ning siis liigud edasi, kerid 10 aastat edasi ja vaatad Ühendkuningriiki ning näed, mis seal toimub, siis pead meeles pidama, et kõik need asjad on omavahel seotud. Ja see, mu sõbrad, on jälk. Tänusõnad. Iga tunnistaja, kes vabatahtlikult oma ütlusi jagas, olgu ta ellujäänu, patsient, lapsevanem, vilepuhuja, poliitik või ekspert, näitas üles julgust, mis tegi selle uurimise võimalikuks. Tõsiasi, et 250 000 tüdruku vägistamise paljastamiseks on vaja julgust, on ausalt öeldes väga kurb. Alustame sellest. Suurbritannial ei ole rassismi probleemi, tal on immigratsiooni probleem. Ja ma arvan, et see on tõenäoliselt ideaalne toon, millega seda uurimist alustada. Kuigi me ei hakka seda täielikult läbi käima, sest ausalt öeldes ma ei tea, kas me kõik suudaksime seda taluda. Aga meil on öeldud, et me kõik oleme rassistid. Me oleme lihtsalt rassistid, sest meile ei meeldi inimesed, kes on meist erinevad. Ja ma arvan, et paljud meist tunnevad, et me ei ole rassistid. Meile lihtsalt ei meeldi see muutus, mis meie ühiskonnas toimub ja see toimub immigratsiooni tõttu. Ja nüüd, nagu ütleb üks väga tuntud tsitaat, maailmakuulus tsitaat. Kui sa tood 3. maailma siia, saadki 3. maailma. Ja me teame, et 3. maailma riikides on alaealiste seksuaalse ärakasutamise jõugud täiesti tavaline nähtus. Kas me siis oleme eriti üllatunud, kui see meie ukse taha jõuab? Ei. Mis meid üllatab, on see, et valitsus on selle tegelikult kinni mätsinud, kartes, et neid peetakse rassistlikuks. Nagu paljud korralikud ja töökad britid, ei olnud ma teadlik selle kurjuse ulatusest, mida peamiselt Pakistanist pärit islamistlikud mehed on toime pannud ja jätkavad toime panemist haavatavate noorte valgete naiste ja tüdrukute vastu meie riigi erinevates kogukondades. Aga ühe sellise õõvastava juhtumi kohtuprotokoll, mida eelmisel aastal võimendas Elon Musk, pani aluse kaua oodatud riiklikule arutelule sellel teemal, mis inspireeris üle 20 000 briti patrioodi aitama rahastada meie vägistajate jõugu uurimist. Järgneb põhjalik aruanne selle uurimise tulemustest. On ülioluline, et kõik seotud kohtudokumendid oleksid turvaliselt säilitatud nii õiguslikel kui ka ajaloolistel põhjustel. Ma kutsun kõiki britte üles seda aruannet täielikult lugema. Sellest tuleb õppida ning kriminaalmenetlused peavad järgnema nende vastutavate isikute kohutava arguse eest, kes keeldusid selliste õuduste vastu astumast. Meil on siin 2 erinevat probleemi. Meil on sisserändajate probleem, mis on tohutu probleem, aga meil on ka valitsuse probleem. Sest kui nad teadsid sellest ja lubasid sellel juhtuda, siis see, mu sõbrad, on kogu selle loo tõeline tragöödia.
maailm on ohtlik koht elamiseks, mitte sellepärast, et on kurje inimesi, vaid sellepärast, et on inimesi, kes ei tee midagi selle vastu. Ja just sellepärast me siin olemegi, sest meil on tõesti kõigest sellest toimuvast kõrini ja sellest, et inimesed tegelikult ei räägi sellest. Wake'i vägistajate jõugu uurimine on nüüd oma töö esimese etapi lõpetanud. See loodi selleks, et uurida üht meie riigi pika ajaloo kõige kohutavamat skandaali. Haavatavate tüdrukute, valdavalt valgete briti tüdrukute, süstemaatilist sihtimist peamiselt moslemitest Pakistani jõukude poolt linnades ja asulates üle kogu riigi. Kuulamiste käigus esitatud tõendid kinnitasid seda, mida oli ammu teada, kuid mida paljud poliitilises klassis olid korduvalt eitanud. Uurimine kutsus tüdrukuid, poisse, mehi ja naisi kõigist rassidest ja religioonidest tunnistama oma kogemustest, et saada täielik ülevaade vägistamisjõukude nähtusest. 2025 aasta juhtumiaruanne märkis, et ebaproportsionaalselt suur osa Aasia etnilise taustaga meestest oli grupiviisilise laste seksuaalse ärakasutamise kahtlusaluste seas. Bla, 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 bla. Vägistamisjõukude uurimine oli vajalik, sest riik ja institutsioonid on aastakümnete jooksul katastroofiliselt läbi kukkunud. Politsei, sotsiaalteenused, koolid, NHS, litsentsiasutused ja valitsused lubasid neil jõukudel karistamatult tegutseda. Oli selgelt näha poliitilise tahte puudumist nendega tegelemiseks. Tööpartei keeldus alguses täielikult avalikust uurimisest, nõustudes sellega alles märkimisväärse surve all. Selle uurimise lõpule viimiseni kulub veel palju aastaid ning pole mingit garantiid, et me käsitleme selle nähtuse poliitiliselt tundlikku etnousulist olemust piisavalt, hoolimata sellest, et nüüd nõuame uurimist. Vägistajate jõugu uurimise nõudmine oli ellujäänute juhitud. Iga päev istus paneel koos Sammy Woodhouse'iga, kes oli ise ellujäänust aktivistiks saanud, ning mitmete ekspertidega, kes osalesid sõltuvalt oma erialast, olles meie jõupingutuste keskmes tõe väljaselgitamisel. Räägime korraks Sammist, sest see on tõesti huvitav tähele panna. Näete, Sammy Woodhouse on ise ellujäänu ja ta postitas täna hommikul. Täna hommikul esinesin otseintervjuus saates Good Morning Britain, kus rääkisin laste seksuaalse ärakasutamise jõukudest. Enne eetrisse minekut öeldi mulle, et ma ei mainiks toimepanijate rassi. Loomulikult ma ei kuulanud seda. Nüüd olen saanud toimetajalt vabanduse. Ta läheb eetrisse, et sellest raportist rääkida. Raportist, mille kohta kõik täpselt teavad, millest jutt käib. Kõik näevad seda, kõik saavad seda ise lugeda. Ja talle öeldakse ikka veel meedia poolt, et ta ei mainiks toimepanijate rassi. Me oleme ikka veel seal. See probleem on meil endiselt olemas. See ei kao mitte kuhugi. Nagu ma ütlesin, me ei hakka seda kõike ette lugema, sa peaksid ise sellega tutvuma. See on vastigi raske, aga me vaatame läbi kokkuvõtte, et inimesed mõistaksid, kui ulatuslik see olukord on. Uurimine vägistamisjõukude kohta käsitles haavatavate tüdrukute süstemaatilist sihtimist, kellest enamik olid valged britid, peamiselt moslemidest Pakistani jõukude poolt erinevates Ühendkuningriigi linnades ja asulates. Uurimiskomisjonile esitatud tõendid kinnitavad, et see skandaal kujutab endast üht kõige kohutavamat läbikukkumist riigi ajaloos. Kurjategijate organiseeritud võrgustik lõi koordineeritud operatsioone, mis transportisid ohvreid erinevatesse kohtadesse, varustasid neid narkootikumide ja alkoholiga, salvestasid väärkohtlemist levitamise ja väljapressimise eesmärgil ning andsid tüdrukuid edasi mitmete täiskasvanud meeste vahel. Kuritegusid on toime pandud aastakümneid, alates 1950 aastatest, eriti Pakistani päritolu inimeste poolt, ning need on mõjutanud kõiki meie riigi piirkondi. Toime pandud kuritegude ulatus on jahmatav. On varem kindlaks tehtud, et vähemalt 250 000 noort valgenahalist tüdrukut on kogenud korduvat vägistamist, grupivägistamist, inimkaubandust, piinamist, rasedust, sunniviisilist islamiusku pööramist ja eluaegset traumat. Tõeline arv on tõenäoliselt veelgi suurem. Kurjategijad kannavad peamist vastutust, kuid aastakümneid neid võimaldanud institutsioonilised läbikukkumised tuleb samuti käsitleda. Kohtutoimikutes ja ametlikes uurimistes oli umbes 87% nendest, kes mõisteti süüdi nendes grupiviisilistes laste seksuaalse ärakasutamise juhtumites, selgelt moslemipäraste nimedega. Olgu ta ei ütle, et nad kõik on islamistid. Ta ütleb, et lihtsalt 87% neist on väga islamistlike nimedega. Valdav enamus nendesse jõukudesse kuulunud meestest ei mõistetud süüdi. Dr. Taj Hargey, Oxfordi islaamikoguduse imaam, usub, et tegelik moslemitest jõukude liikmete osakaal kipub olema umbes 95%. See arv ületab moslemite osakaalu kogu elanikkonnas kaugelt. Ühendkuningriigi elanikkonnas. Ausalt öeldes tunnen, et pean pausi tegema, sest see lihtsalt ajab mind oksale. See arv ületab moslemite osakaalu kogu Ühendkuningriigi elanikkonnas kaugelt. Valdav enamus vägistamisjõukude võrgustikest koosnes täielikult islamistlikust taustast meestest, peamiselt Pakistani päritolu. Kuigi kaasatud olid ka väiksemad Somaalia, Iraani, Süüria, Türgi ja muud moslemi taustaga rühmad.
uurimine kuulis ohvrite ja nende perede südantlahestavaid tunnistusi. Laste peibutamiseks kasutatud meetod järgnes tavaliselt samale protsessile. Tüdrukuid, kes olid vaid 11-aastased, sõbrunes alguses noor islamistlik mees, kes kohtles last nagu täiskasvanut ning hakkas seejärel neile pakkuma alkoholi, narkootikume ja sigarette. Mõne kuu pärast viidi tüdrukud taksodega kooliväravate juurest, hooldekodudest või tänavatelt ära. Nad viidi majadesse, korteritesse, restoranidesse ja hotellidesse, kus neid vägistati korduvalt meestegruppide poolt. Piinati, filmiti väljapressimiseks ning nimetati neid valgeks prügiks või kahvriks, kes väärivad karistust. Palju teid rasedaks juba lapsena? Nüüd loeme seda. Ja ma arvan, et praeguseks oleme muutunud kõige selle suhtes, mida siin loeme, tundetuks. Aga see, et nii paljud neist jäid lapsena rasedaks ja valitsus ei teinud midagi või meditsiinisüsteemid ei juhtinud sellele tähelepanu ega teinud midagi, on minu jaoks uskumatu. Sest ma kujutan ette, et kui mina oleksin arst ja 13-aastane tüdruk tuleks minu juurde rasedana, siis mul hakkaksid häirekellad tööle. Ja ma tunnen, et kui sa oled 13-aastane tüdruk ja sind vägistatakse korduvalt erinevates korterites, erinevate inimeste poolt, kes ütlevad sulle, et sa oled prügi. Igasugust väljamõeldud lugu poissõbrast oleks üsna lihtne valena läbi näha. Sest see ei saa olla nii raske näha läbi selle, mida need tüdrukud emotsionaalselt läbi elavad ja märgata, et midagi on valesti. Ma lihtsalt ei usu, et see saab nii raske olla. Ja võib-olla kui sul on maailma kõige manipuleerivam 13-aastane tüdruk, kes minu arvates ei langeks sellise asja ohvriks. Aga kui sul on kümneid, sadu või tuhandeid selliseid lugusid, siis mingil hetkel pead sa nägema korduvust ja mõned neist peavad murduma. Kuidas siis see ei olnud suurem skandaal? Mõned kaotasid trauma tõttu lapse, teised pidid taluma sunnitud aborte ja mõned sünnitasid lapsi, kes hiljem riigi poolt ära võeti. Me leidsime, et samad kirjeldamatud kuriteod toimusid vähemalt 149 kohaliku omavalitsuse piirkonnas, mis moodustab ligi 40% kõigist sellistest piirkondadest kogu Ühendkuningriigis. Täieliku kaardi leiate leheküljelt 14. Ellujäänud kirjeldasid igapäevast vägistamist, äärmusliku piinamise punaseid tube, linnade vahelist inimkaubandust ja institutsionaalset usaldamatust, mis suurendas nende kannatusi. Mõned tüdrukud viidi isegi inimkaubanduse kaudu Lähis-Idasse, kus nad pidid taluma islami abielu. Demograafilised ja kultuurilised ajendid on selged. Pakistani moslemite ja teiste moslemi taustaga toimepanijad tegutsesid au- ja häbipõhise klaanikoodi järgi, mis kohtles mitte moslemitest tüdrukuid, eriti valgeid töölisklassi tüdrukuid, seksuaalseks kasutamiseks kättesaadava varana. Seda mustrit tugevdasid 8 islami teoloogilist ja õiguslikku aspekti. Nende hulka kuulub moslemite üleoleku doktriin, mis tuleneb Koraani salmidest ja asetab moslemid tippu, andes neile kohustuse uskmatuid parandada. Jõuguliikmete õigustus oma kuritegudele tuleneb islami lojaalsuse ja lahtiütlemise põhimõtetest, mida tuntakse kui Allah vala, vaba, Allah vabara. See käsib vaenulikkust mitte moslemite suhtes ning meeste üleolekut naiste üle. Sunniviisiline abielu koos kindla miinimumvanuse puudumisega, naiselikkuse tajumine loomupäraselt ohtlikuna, seksiorjuse süsteem, mis lubab seksuaalsuhteid mitte moslemitest vangidega ning religioosselt kinnitatud sotsiaalne hierarhia, mis allutab vallutatud mitte moslemeid. Olgu see väga selge. Kui inimesed ütlevad midagi sellist nagu šariaadi seadus tuleb teie linna, siis just sellest nad räägivadki. Nad ei räägi, abist, ilusatest riietest ega inimestest, kes tähistavad armsalt koos perega. Nad räägivad sellest, sest just see jõudis Ühendkuningriiki. Jällegi, see on iseenesest õudne ja vastik, aga minu jaoks on tõeline probleem see, et seda lubati jätkata. Kui Suurbritannia toimiks tõhusalt, oleksid need tüdrukud saanud riigilt märkimisväärset kaitset, kuid kõik meie institutsioonid vedasid neid katastroofiliselt alt. Politseijõud eirasid korduvaid teateid, kriminaliseeriti ohvreid, mitte kurjategijaid, hävitati tõendeid ja tuntud vägistajatel lubati kautsjoni vastu vabalt ringi liikuda. Sotsiaalhoolekandeteenused õõnestasid kaitsvate vanemate autoriteeti, paigutasid lapsi lastekodudes inimkaubanduse keskustesse, lõpetasid juhtumeid hoolimata selgetest ärakasutamise märkidest ning maksid vilepuhujatele kätte. Rahvuslik tervishoiuteenistus registreeris suguelundite vigastusi, mitmeid sugulisel teel levivaid nakkusi lastel juba 13-aastaselt, vägistamisest põhjustatud rasedusi ja enesetapukatseid. Ometi saadeti ohvrid tagasi nende väärkohtlejate juurde ilma kaitsemeetmete või traumahoolduseta. Koolid märkasid, kuidas vanemad mehed tulid tüdrukutele värava juurde järele, kuulsid vägistamisjuhtumitest kooli territooriumil ning reageerisid ohvrite väljaviskamisega, selle asemel, et neid kaitsta.
taksolubade andjad pikendasid lubasid juhtidele, kes moodustasid võrgustike logistilise selgroo ning andsid alla organiseeritud protestide ees, kui pakuti välja elementaarsed turvameetmed. Selle skandaali keskmes on poliitiline läbikukkumine. Järjestikustel valitsustel puudus tahe tegeleda etniliste ja usuliste mustritega. Eriti suur vastutus lasub tööparteil. Alguses keeldus see avalikust uurimisest ja andis järele alles surve all, tellides protsessi, mida vaadati laialdase skepsisega. See on kaart. Kahtlustatav on see värv ja kinnitatud. Ma tahan, et te vaataksite korraks seda kaarti. Kinnitatud, 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 kinnitatud. Kahtlustatav. Kinnitatud, 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 kinnitatud. Kahtlustatav. Kas sa tead, kui palju inimesi nendes piirkondades elab? Kinnitatud, 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 kahtlustatav, kinnitatud, 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 kinnitatud. Siinsamas see väike kolmnurk ja see pisike asi, mis siit välja ulatub. Kinnitatud, kinnitatud, kinnitatud. Vägistajate jõuk on tegutsenud vähemalt 149 kohaliku omavalitsuse piirkonnas üle kogu Ühendkuningriigi. London on paljastunud kui institutsionaalse eituse epitsenter alaealiste seksuaalse ärakasutamise jõukude skandaalides. Kui põhjapoolsed linnad seisid tõe ilmsiks tuleku järel silmitsi avalike uurimistega, siis pealinn hoidis aastaid vaikuse müüri. Londoni linnapea Sadiq Khan on korduvalt väitnud, et linnas ei tegutse ühtegi noorte ärakasutamise jõuku. Sadiq Khan, nagu te ilmselt kõik teate, kuulub teatud poliitilisse või usulisse rühma. Ma olen kindel, et te suudate ise välja mõelda, millisesse. See on alles algus. Loeme ühe loo. Kogu oma varases lapsepõlves oli Chloe koolis populaarne, õppis hästi ja nautis aktiivset seltsielu. Kuigi tema vanemad lahutasid, kui ta oli noor, kirjeldab ta oma varast kasvatust suhteliselt stabiilsena. Pärast lahutust anti Chloe ja tema vanema venna täielik hooldusõigus nende isale, hoolimata tema alkoholismist. Ema oli seevastu sageli tema elust eemal ja jäi pärast lahutust kodutuks. Chloe meenutab, et isa hoole all oli kodune keskkond tõeliselt turvaline ja toetav. Kuid pärast oma venna surma, vahetult enne 10. sünnipäeva, kolis Chloe ema ja tema uue abikaasa juurde, keda ta kirjeldab kui pedofiili ja kelle poolt ta väärkoheldud sai. Chloe ema tabas oma abikaasa mitmel korral Chloe't ründamast, kuid ei teinud suurt midagi, et seda peatada. Ühel korral leidis Chloe ema oma abikaasa koos Chloe duši alt, kuid sekkumise asemel sulges ta ukse ja lahkus. Sel ajal oli Chloe 10-aastane. See on juba iseenesest kohutav lugu. Väärkohtlemine muutus peagi vägistamiseks. Chloe ka suisa andis talle alkoholi ja sigarette, et teda vaikima sundida ning Chloe hakkas kanepit suitsetama. Umbes samal ajal hakkas Chloe koos sõbraga järelevalveta kohalikus linnakeskuses aega veetma ja inimesi narrima. Ta kirjeldas moslemitest meeste gruppe, peamiselt pakistanlasi vanuses 20 kuni üle 50 aasta, kes pöörasid neile tähelepanu, vilistasid nende suunas ja ostsid neile alkoholi. Paljud neist olid taksojuhid, kes võtsid tüdrukud oma autosse ja sõidutasid neid mööda linna ringi. Selles etapis ei olnud veel seksuaalset väärkohtlemist ning kuigi meeste käitumine oli selgelt sobimatu, nautisid Chloe ja tema sõbranna, kes olid siis põhikooli viimastes klassides, seda, et neid koheldi nagu täiskasvanuid. See ongi muster. Manipuleerimine muutus peagi intensiivsemaks. Alkoholi ja kiirtoidu pakkumisega kaasnes emotsionaalne mõjutamine, kus mehed, kellest paljud olid omavahel sugulased, esinesid Chloe jaoks kaastundlike sõpradena. Chloe kirjeldab seda protsessi kui kaardistamist. Kas sina oled haavatav inimene? Füüsiline kontakt, sealhulgas suudused ja massaažid, muutus üha tavalisemaks. Samal ajal süvenes Chloe kasuisa väärkohtlemine kodus ja tema ema oli peaaegu täiesti puuduv. Sel ajal elasid Chloe tädi ja onu lähedal ning ta otsis sageli nende juures varju. Ta oli veetnud varases lapsepõlves nende juures puhkuseid ja tundis, et võib neid usaldada. Ühel korral külastas ta neid, olles enne koju naasmist nende juures aega veetnud, samal ajal kui ema ja kasuisa olid tööl. Chloe üllatuseks saabus tema onu tund hiljem ootamatult tema koju ja ta kutsus onu sisse. Pärast lühikest vestlust ründas Chloe onu teda seksuaalselt. Chloe hakkas vastu ja onu loobus ning lahkus. Ta rääkis juhtunust emale ja ema teatas sellest politseile. Politsei süüdistas Chloe't valetamises ja rohkem midagi ette ei võetud. Kuni selle juhtumini pidas ta oma onu üheks parimaks inimeseks oma elus. Pärast seda ei olnud Chloe'l enam ühtegi täiskasvanud, kellele ta oleks saanud oma muresid usaldada või kellelt tuge otsida. Üha enam isoleerituna põimus ta järjest sügavamalt nende moslemimeeste seltskondadega, keda ta linnakeskuses kohtas. Ühel õhtul pakkusid Chloe sõbrad välja, et nad võiksid sõita lähedal asuvasse linna, kus ühel meestest oli hotellituba. Mees, kes oli purjus ja uimastite mõju all, tuli neile järele ning viis nad hotelli.
kui nad kohale jõudsid, nägid hotelli töötajad neid, kuid ei sekkunud. toas anti tüdrukutele tugev kanepisort, mis jättis Chloe, kes oli siis 11-aastane, täiesti pilves. Chloe sõbrad viidi teise tuppa meestegrupi poolt ning Chloe vägistas mees, kes jäi temaga. Chloe püüdis vastu hakata ja mees lõi teda. mees ei üritanud teda enam seksuaalselt rünnata, vaid viskas tüdrukud, kes olid endiselt joobes, hotellist välja ja keeldus neid tagasi kodulinna viimas. Nad odub sunnitud jalgsi minema. Oli umbes südaöö. Chloe ei tahtnud koju minna, sest kartis, et ema peksab teda nii hilja väljas olemise eest. Seega jäi ta oma sõbra juurde. Ta on 11-aastane. Vaata, kui pikk see lugu on. Vaata, kui pikk see on. Ma lõpetan sellega. Chloe usub, et kohalik politsei, sotsiaalteenused, NHS ja valitsus olid täielikult teadlikud sellest, mis toimub, sealhulgas kuritegude rassilisest iseloomust, kuid nad ei sekkunud 2 põhjusel. Esiteks, sest nad ei viitsinud paberimajandusega tegeleda ja teiseks, sest nad ei tahtnud paista rassistlikena. Chloe süüdistab neid asutusi ja nende suurt mitmekesisuse edendamist oma väärkohtlemises. Kui sa läheksid X-i ja vaataksid seda, räägivad sellest tuhanded inimesed. Tuhanded ja tuhanded ja tuhanded inimesed, sest see on ausalt öeldes jälk. Kuradi põrgu, see on sünge. Ühel korral viis politseinik Fiona tagasi majja, kus väärkohtlemine toimus ja ütles meestele, et nad temaga lõbutsegu. Lõbutsege temaga. Lõbutsege temaga. Lõbutsege temaga. Lõbutsege temaga. 250 000 tüdrukut vägistati, tõde, mida nad üritasid varjata. Nii see ongi, mu sõbrad. Kui soovite teada saada, mis tegelikult toimus, võite uurimismaterjale ise lugeda. Aga see on meeldetuletus kõigile neile, kes arvavad, et see on lihtsalt vandenõuteooria või et see toimub kusagil mujal. See ongi see infrastruktuur, mis tekib ja see ongi oht, kui ühiskond arvab, et rassismi süüdistuste kartuses kinnimätsimine on olulisem kui oma noorte kaitsmine. Tada! Kas sa oled nüüd rahul sellega, mis sul on? Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.